24. veebruaril kuulutati Eesti iseseisvaks. Õnn omariiklusest jäi ürituseks. Vabadus tuli kätte võidelda ning end pidi maksma panema. Eesti-Vene esimesed rahukõnelused, mis pidid lõpetama vabadussõja, algasid 1919. aastal septembris. Neil ei olnud paraku tulemusi, kuid õige pea prooviti uuesti. Eesti rahudelegatsiooni esimeheks sai Jaan Poska. Liikmeteks Ants Pihl. Mait Püüman ja kindralmajor Jaan Toots. Vene poole pealt Adolf Jope. Ma ei näe. Isidor Kukovski. Lisaks kuulus mõlema delegatsiooni koosseisu rida eksperte ja tehnilisi töötajaid. Läbirääkimised olid rasked. Kui tunnustamise küsimused saavutati kokkuleppe kiiresti, siis piiriküsimus oli palju keerukam. Vene pool nõudis endale kogu Petseremaad ja pool Virumaad, millega Eesti loomulikult nõustuda ei saanud. Puhkenud vaidluste järel määrati küsimuse lähemaks arutamiseks piirikomisjon, kuhu kuulsid 2 kindralit, Jaan Toots ja Fyodor Kostjajev. Kokku peeti istungeid 11. korral. Need 2 meest sattusid pahatihti kõige ägedamatesse vaidlustesse, mille juures tõstsid nad häält, nagu oleksid nad kammandanud armeekorpust. Me ei anna teile ühtegi jalatäit meie kallist Venemaad. Me oleme teile juba küllalt vastu tulnud. See oli Vene vürst Jüri, kes valdas selle maa meile. Kuid meie oleme suuremeelsed ja sellest me ei räägi. Ei, ärge olge, räägime pealegi Vene ajal. Need 3 venda, kes tulid omama ja vallutama Novgorodi, olid varjaagid, eestlased. Meie aga oleme suuremeelsed ja jätame teile Novgorodi ja peale kaupa Moskva, mis kuulub Juriku perekorrale. See olete lolli juttu. Short Pagaliini. Alles pärast Punaarmee peatungi luhkumist Narval suudeti piiriküsimusest edasi liikuda. 31. detsembril 1919. aastal teatas Nõukogude Vene delegatsioon, et on valmis rahukõnelusteks. Niis, härra Poska, Venemaa on Eestile teinud olulisi järeleandmisi ja andnud teile umbes 1000 ruutkilomeetrit vaieldavat territooriumi. Terve 1000 ruutkilomeetrit maa. Kus elab 200 000 inimest. Mida sa lendavad? Valetad. Ei valeta. Kumbki ei kõnelenud, mis rahvusest need elanikud on. Relvarahu jõustus 3. jaanuaril 1920. aastal. Tartu rahu tuli sõlmida olukorras, kus lääne suurriigid avaldasid Eestile survet, et me lõpetaks rahukõnelused Venemaaga. Seda ei tehtud. Küll aga juhtus see, et liitlased lõpetasid jaanuari keskel Venemaaga majandusblokaadi. Nüüd hakkas Venemaa rahusaatkond esitama uusi ootamatuid nõudmisi, et seda olukorda kasutada endale paremate tingimuste väljanõudmiseks. Poska ei andnud järele. Esialgu oli plaanis, et NATO rahule kirjutatakse alla pühapäeval 1. veebruaril 1920. aastal keskpäeval. Niisiis, järjekordselt härra Poska on teie delegatsioon vea teinud. Vot siin on viga, 1 koma on puudu ja see muudab oluliselt kõik Venemaa kahjuks. Nõus, me parandame selle vea kohe. See oli tõsi, 1 koma oli asetatud valesse kohta. Koosolek lükati edasi hilisõhtu peale, sest lepingu tekst oli vaja uuesti trükkida. Pakett toimub määratud ajal õhtul kell 8. Paketil pakuti külalistele toidu kõrvale ka viina, veini ja šampanjat. Peale paketi pidi nii mõndagi meest autosse aitama.
Peale banketti toimus lepingu allakirjutamise koosolek, mis oli avalik. Istun oma toolile, lasi Poska Vigul ringi käia, justkui tahtes veenduda, et kõik on kohal. Meie päevakorrapunkt esimene on lepingu allakirjutamine. Asume selle juurde. Kas soovite teksti ette lugeda? Me ei pea seda tarvilikuks. Selge, siis asume allakirjutamise juurde. Kell on 00:45. Pärast südaööd. Ajalooline silmapind.